Noormeister on kutsemeistrivõistlus, milles osalevad üksnes kõige andekamad noored. Nende oskused on paika lihvitud, kuid ülesandeid sooritades tuleb neil rinda pista ootamatu takistusega, milleks on muidugi võistlusnärv. Kas seekordsed võistlejad murduvad pinge all või siiski jäävad selja enesekindlalt sirgu? Näemegi kohe. Müürseppade nooremeistrivõistlus ootab stardipauku. Sel nädalal oleme Läänemaal. Haapsalu kutsehariduskeskuses saab õppida rohkem kui 30 erineval erialal, nii kutse keskharidusõppes kui ka kutseõppes. Uute erialadena võib välja tuua sündmuste korraldaja ja IT-süsteemide noorem spetsialisti oma. Aga muidugi võivad õpilased leida endale ka klassikalisemaid kutseid. Nagu näiteks tisler, bürooassistent või kokk. Meie tänane võistlus viib aga hoopis ehitusvaldkonda. Müürseppade juures proovitakse kindlasti juba ka roboteid ja igasuguseid müürimasinaid rakendada, aga kindlasti on ta selline töö, mis tahab ikkagi seda müürsepa oskust saada, et päris robotitega seda kindlasti ei asenda. Müürsepa käeline oskus on tänasel päeval ikkagi väga väärt oskus. Need inimesed ehitavadki selle hoone karkassi ja see karkass peab alati tugev olema vastu pidama. Kõik need detailid, kuidas nad panevad armeeringud, kuidas nad panevad müüri segutsina sisse, vuukidesse, see kõik on väga tähtis töö nende jaoks, mis nad teevad. Müürseppade nooremeistrivõistlusel osaleb 8 noormest 8 erinevast koolist. Eesmärgiks on jõuda ikka finaali. Esimene koht, ega ma alla selle ei olegi väga mõtlenud. Mina saan esimese koha, sest et mul on teravusilmade täpne käsi. Täna ootab need ees pikk võistlus, sest esimene ülesanne kestab 11 tundi. Mehed, kas te olete valmis? Jaa! Väga hea. Aga siis alustamegi võistlusega. Müürseppad, teie ülesandeks on teha müüritis vastavalt joonistele. See aasta tuleb esimene koht ära. Sellepärast eelmise aasta kogemus sain teise koha, see on suur trump. Aga nüüd ma olen rohkem vaeva näinud ja tööd teinud selle nimel, et saada see aasta esimene koht. Töö võib alata. Meie töö koosneb mitmest nüansist. Üks on siis Pauroki kivid ja teised on siis tellised. Paurok on suur ja valge. Ta on selline kerge ja õhuline. Nendega me ehitame sellised varjatud konstruktsioone, me ehitame siis hoone karkassi. Telliste puhul on meil tegemist siis dekoratiivse elemendiga, mis üldjuhul jääb siis juba inimesele näha üks külg. Sellepärast, et kui me vaatame ka võistlustöid, siis me näeme, et üks on selline ilus dekoratiivne külg. Ehk see tähendab ka joonise lugemisoskust, kuidas mingi kivi asetseb. Seal on ikkagi erinevad mõõdud, millele tuleb tähelepanu pöörata ja pisidetaile on hästi palju. Meie eesmärk ongi siis näha, et kuidas ta teeb ja siis kuidas on tema tehniliste teadmiste tase on, et kuidas ta oskab erinevad materjali ja armatuur seotisi kasutada. Kui on ikka esimese kursuse õpilane, et ei ole väga selle tellise ladumise kokku puutunud, siis see on ikka varas pähkel nende jaoks. Kui nad on rohkem harjutanud, siis nendel saavad parema tulemuse ja need, kes vähem harjutavad, nendel on lihtsalt raskem. Siis tuleb seal näidata armeerimisvõtteid erinevaid ja seejärel tuleb tellistest laduda siuke kena kunstkaar. Ega seal rasket midagi otseselt ei olegi. Aega võiks rohkem olla, et see läheb päris kiireks. No tegelikult kuluks selle töö jaoks umbes kuskil 15 tundi. Nooremeistri tiitli nimel annavad endast parima. Karl Kuusik Viljandi kutseõppekeskusest, Kristjan Kärt Rakvere ametikoolist, Jarek Eier Pärnumaa kutsehariduskeskusest, Brian Christopher Varik Pires Tallinna ehituskoolist, Reno Aan Võrumaa haridus- ja tehnoloogiakeskusest, Germo Silmer Kehtna kutsehariduskeskusest, Alla Rehte Tartu rakenduslikust kolledžist ja Gregor Niine Haapsalu kutsehariduskeskusest. Õpin üldehitust, sellepärast, et mu isa on ka ehitaja. Isa on mul väga suureks eeskujuks ja mõtlesin, et see meeldiks mulle ja õpin selgeks selle. Vend on ka üldehitusega tegelenud, siis sealt hakkaski tulenema, nagu lumepall hakkas veerema. Mind on juba väiksest saadik huvitanud kõiksugused ehitusega seotud ülesanded ja see on peamine põhjus, miks ma seda õpin.
minust saab kindlasti ehitaja. Olen lapsepõlvest näinud pealt, kuidas ehitatakse, see pakkus pakkuma huvi. Siis edasi oli see, et hakkasin linnades vaatama, kuidas suured ehitused, objektid käivad, et tundus väga lõbus, tahaks ka nagu liituda nendega. Ja nüüdseks läksin õppima seda ja tundub, et see on õige valik. Õpetaja Mikk kutsus mind, ma ennem seda läbisin Potsepa algkoolituskursust Tallinna Ehituskoolis ja siis ta nägi, et ma oskan laduda ja kutsus. Kui ma lõpetasin 9. klassi, siis ma mõtlesin, et ei tahaks seal pingis istuda järgmised 3 aastat. Ja läksin ametikooli, valisin niisuguse eriala, mida ma juba tean, kuna isa tegi seda tööd. Mul pole konkreetset põhjust, miks ma läksin müürsepaks õppima. Tundus niisugune lihtne ja tuli välja, et ei ole nii lihtne. Võistluses juba natukene käinud ja mis ma tähele panin, on see, et meie müürsepad kasutavad hästi palju seda segu. Ja ma olengi enda kõrvale võtnud siia Marianna, kes natuke võib-olla seletab, kuidas seda segu siis valmistada. Jah. Kuidas see siis täpselt käib? Segu on seal, labidas on sees. Paluks 3 labidatäit masinasse. Mulle meeldib su konkreetsus selline, et midagi nagu rasket ei ole ja lihtsalt ära. Ja. Paluks 3 samasugust täit. Oi, osa. See pidi muidu masinasse minema, aga okei. No väga hästi. Ole hea ja lisa siia vett. Oot. No Jesus Christ. Nii, ära vala praegu. Pane tööle. No kuule, toimib küll ja... Nii, võta nüüd see vesi, tule vala juurde. Stopp. Et see nagu päris... Nüüd väikse tilga veel panna ja siis on kõik. Nii, ja nüüd ta peaks mingi 3 minutit segama ja siis on korras. Ja mille järgi sa vaatad, et see nüüd valmis on? Ta ei jää sul kuskil tükki, vaid ta voolab sul ilusti mööda masinat. Nii kui keerab, nii voolab. No eks me ootame siis nüüd 3 minutit natukene. Mida aeg edasi, seda rohkem hinda need müürsepad lähevad. Väga palju tuleb peale neid, kes on nutimaailmas, ehk siis oma käega midagi teha väga ei suuda. Pingetaluvust peab olema, sul peab olema täpsust, sa pead mõistma jooniseid, oskama neid ise lugeda. Ma arvan, need on kõige põhilisemad asjad. Praegu need, kes õpivad seda eriala, siis need poisid lähevad hinda. Hakkab vaikselt looma, jah? Hakkab küll, jah. Võta omalt veeämber eest ära ja lükka käru ette. No julgemalt. Ma igaks juhuks, ma ei tea, Nagu päris asi. Mul tuleb siin üllatuskülaline, kes hakkab seda segu niimoodi kasutama, et vähe pole. Nii et peaasi, et ma nüüd elusalt sinna tööpostile kohale jõuan, aine. Nägemist. Ma arvan, et minu jaoks kõige suuremaks väljakutseks on kivide lõikamine. Loodi ma oskan panna, mõõtu ma oskan panna, aga et see kivi oleks perfektne, sest et ma pean teda mitu korda keerama, et ta saaks lõigatud. Terve lõikamisaeg põhimõtteliselt see kaamera lihtsalt käis ja vaatas täpselt ja siis oli ikka täiega närv sees. Ma ütleks, et ma lõikasin päris hästi. Ehitus on niisugune asi, mis on küllalt hästi nagu paika pandud ja seal on omad mängureeglid, omad juhendid. Ja kui võistlejad jälgivad juhendeid, siis tegelikult on kõik hästi. Kui mingi teadmine jääb sealt puudu, ei osata hästi teha või ei teata õigeid töövõtteid, siis on viga tulemas. Head võistlejad, võistluse algusest on möödas 3 tundi. Võistluse lõpuni veel 8 tundi. Ladumisega on nii palju tehtud, et Baurok on ära laotud. Seal alguses oli loodiga natuke kakelda mul vaja, aga nüüd on paigas. Sai käe soojaks ja siis hakkas ladu sul minema. No otseselt selle Baurok ploki ladumine ei nõua mingit niisugust tuumateadust, et see oli lihtne. Mul vahepeal tuli ilge närv sisse, seepärast, et mõni kivi läks valesti ja siis ma pidin lahti võtma ja siis vaatama, kuidas seda parandada. Ma arvan, et teiste võib-olla söös selle koha peal natukene paremini, aga õnneks sain tehtud. Praegu on nii palju ettevalmistust ära tehtud, nüüd on ainult vaja laduda. Tellised peavad kõik olema ilusti mõõdus, kõik peab olema loodis, vuugid peavad olema ühtlased.
natukene oli tempoga probleeme. Mulle tundub, et ma olen teistest aeglasem. Enamus jõudsid enda kivid juba pooleks saagida, ma pole kivideni veel jõudnud. Et nüüd ongi järgmine etapp kivid pooleks saagida ja siis hakata neid vaikselt laduma. Kohtunikud, pool on möödas, mis seis on? praegu kedagi eristada, kes oleks ees, on väga raske. Suhteliselt võrdsed seisud võiks öelda tõesti. Mõned mehed on nagu natuke ees. Kas see nagu tähendab siis just seda, et tal on mingisugune eelis või pigem mitte? Pigem mitte, jah. Praeguse seisuga nagu vaadates seda pilti, mis on, et nad on üpriski, kõik on ühtlasel tasemel. Et ei ole keegi kuskil maha jäänud, ei ole keegi ette jõudnud, et praegu on nagu suht tasavägine. Ei ole keegi läinud nüüd päeva võrra enda tegemistega ette, ei ole kedagi sellist ka, kes oleks jäänud teistest väga palju maha. Et ikkagi suhteliselt nii ühes skaalas töö edeneb neil. Kõige raskem tundub praegu olevat kaare ladumine. Seal tuleb kõigepealt kivid õigesse mõõtu saagida ja samuti tuleb pöörata tähelepanu, et oleks õige paksusega puuk, mis seal kivide ja rakise vahele satub. See on niisugune täppistöö. See nõuab kõige rohkem aega. See on nagu üks kõige raskemaid osasid selle töö juures üldse. Loodan, et läheb hästi. Selle kaarega ei olnud kõige parem. Ülemine osa veits vajus ära ja siis pidi jälle uuesti panema selle kivi sinna ja mitu korda lahti võtma. Tundub, et ei läinud hästi see kaar. Kui ma seda lõikasin, siis ta murdus keskelt ära, nagu mitte täielikult, vaid sealt tuli kild välja. Sellepärast on ta nüüd mul 5 milli väiksem kui peaks. Et ei oskagi nüüd öelda, mis sellest nooremeistritiitlist saab. Kaare tegemine tuli üllatavalt hästi välja, et ise olen ka täitsa üllatunud, et kõik möödud klappisid, puugid olid täitsa paigas. Teised tegid selle Pauroploki, lõikasid esimesena välja kaare ja siis hakkasid selle peale laduma. Mina nii ei teinud. Mina tegin bineerist, lõikasin silluse põhja välja ja siis selle peale hakkasin tegema. Siis saab kivid õigemini paika ja siis ei saa see vuuk seal sees ka nii hullult mängida. Ehk siis aastmeid tekib väga vähe. Kaar on praegusel hetkel ideaalne. Mis võib-olla eristab sellist head müürseppa, mitte nii heast müürsepast? Lõpptulemus. Lõpptulemus. Tõesti, mõnel on paar kivi rohkem, mõnel paar kivi vähem. Aga lõpus, kui kogu müüritis valmis on ja paneme loodi peale, siis selgub tõde tegelikult. Et see lood otsustab põhimõtteliselt kõik asjad, mitte midagi muud ei loe. Luuavarrest võib pauku tulla. Seis on võrdne ja mitte kedagi võib-olla praegu isegi ei oskakski öelda, et kes võiks finaali pääseda. Kindlat võitjat hetkel välja kindlasti öelda ei saa. Rahulikult omas tempos jätkan tööga. Loodan, et rohkem eksimusi ei tule ja et jõuan teistele järgi. Graafikust olen pisut ees, aga see on pigem hea praegu. Siis mul on varu aega, kui midagi peaks viltu minema, siis saab korda tehtud. See Viljandi poiss, et ta on nagu eriti kiire tundub. Kui aus olla, siis tal esimene fiborida on nagu valesti, on kivijaotus. Et siis ma mõtlesin, et ta on nagu lebovastane, aga tundub, et nii väga ei olegi. Vaatame, mis toovad võistluse viimased tunnid, minutid. Okei, aga asi siis järelikult kisub põnevaks ja me lähemegi vaatame edasi, kuidas meie võistlejatel läheb. Ennem sai küll priisatud, et esikoht siit ma tulen, aga praegu ma selles nii kindel ei ole. Ma arvan, et kõige tõsisem konkurent ongi Viljandi ja Tartu. Esimene ülesanne on täies hoos ja 5 tundi on veel enam-vähem minna võistluse lõpuni. Ja varsti me saamegi teada, kes on need 3 parimad, kes pääsevad finaalvooru. Enne pausi alustas 8 noormeest müüri ladumisega. Osadest võistlejatest olen ikka üsna maas. Hetkel ei ole veel kindel, et kas lõpetan või mitte. Kohe-kohe nad saavad jätkata oma tööga. Aga enne ma tahaksin tutvustada meie tänast üllatuskülalist, kelleks on muidugi ei keegi muu kui näitleja Oskar Seemaa. Tervist! Tere! Tervist! Tere, Oskar! Tervist! No kuule, räägi, mis sind ühendab müürsepa tööga? Mul on väga vähe kogemust.
kunagi lapsena mingisugust seina ladusin kuskil ehitusmessil, aga peale seda ei ole sellega kokku puutunud. Nii et hea meelega võtan noortelt meistritelt õppust ja hea meelega õpin. Ja, no ühesõnaga mina olen sinuga samas paadis, nii et eks me koos õpime siin. Aga ühesõnaga mehed on juba tegelikult pool võistlust ära teinud ja ma näen, et nad tegelikult tahaksid juba tööle tagasi minna, nii et saadame need edasi võistlema. Võistlejate ülesandeks põhivoorus on siis moodustada erinevatest kividest koosnev seinafragment. Töö on selles suhtes küll mahukas, aga ta kindlasti mahub sinna ajalimiitidesse, et õpilased peaksid 11 tunniga enda põhivooru valmis saama. Mina võtsin küll vähe rahulikumalt, peaasi, et nagu mõõdus ja loodis, et ma ei kiirustanud, ma nägin, et ma saan vabalt 11 tunniga valmis ja siis võtsin peaasi, et perfektne oleks. Vahepeal vaatasin kella ja siis avastasin, et isegi oli päris hea tempo. Ja siis mõtlesin, võtan natukene rahulikumalt, et lõpus ka ikka energiat jätkuks. Huvitav, kas nad üksteist segavad ka või? Ma mõtlen, võistlejad, jah? Ei sega? No keegi ei räägi sinna. Kaunis vait on, jah. Mulle meeldib mu töös kõige rohkem rahulikkus. Ei pea näiteks mingi koolile või muudele asjade mõtlema. Kogu keskkonna lülitad endast välja, lihtsalt tegeled selle asjaga. Peas valitseb täielik tühjus, lihtsalt tegeled oma tööga. Oskar, räägi, palju sa ise oled kokku puutunud sellise ehitustööga rohkem? Meil on kodus kuidagi, me oleme püüdnud kõike ise teha. Eks ikka on natukene uhkem tunne, kui oled ise ehitatud mingisuguse seinanajal või paaditekil või mulle vähemalt pakub see tohutult huvi. Eks on korduvalt olnud ka seda, et on vaja olnud asi ära lammutada, abi kindlasti, aga et on ka vaja asi ära lammutada ja siis lasta ka profidel teha ja tulla kiiremini, et endal stressihormoon liiga kõrgeks ei lähe. Soovitan sul paar õpetussõna kuskilt siit kas või õpetajatelt võtta, sest et me hakkame ise sinuga natuke tööd tegema ka. Selge, ma jälgin. Ma pidin kaare jaoks lukukivi ümber tegema, kuna tegin valest plokist olla. Ma tegin 100-sest Baurokist, aga oleks pidanud tegema 200-sest. Ma ei jälginud õieti joonist. Meie hakkame ka seda sama asja tegema, mida meie võistlejad praegu teevad. Ehk siis müüri laduma. Positiivne uudis on see, ma tegin sulle segu valmis. Väga hea. Kellu peab kogu aeg käes olema, nii et võta sina kellu kätte. Ma olen TikTokis näinud seda sama asja nagu. Ja see on väga satisfying töö. Tahaks loota ka. See on mu esimene kord, kui ma reaalselt seguga mingisugust müüri laotan. No aga näita siis ette. Ära pane mulle pinget peale. Pidi laduma ta nagu võid. Nii. Ja siis paneme eeskätt peale. Just. Nii. Ja siis tuli lõigata. Sest et muidu määrid tellis ära. Kelluga koputad. Paks ei saanud see asi või sinu? Ära nüüd ilgu niimoodi. Nii. Oled sa kindel, et sa ikka tead, mis sa teed või? Ei ole jah. Meil on vaja pool senti maha saada. Kütame. Kuidas ta allapoole ei lähe? Ei ole võimalik. Teeme meie lihtsalt natuke paksema selle vahe. Ma arvan, et see mõõdulint on vale. Ei ole midagi siin nii lihtsalt enam. Ega ei ole. Ühele järeldusele me oleme küll jõudnud. Ärme meie ehitajateks lähe. Jääme meelelahutuse juurde. Paneme edasi või? Aga siit me saame ainult edasi areneda ju. Olgugi, et me täpselt ei tea, mida me teeme. Enam-vähem sirgiks. Kuule, ma arvan, et nüüd on ideaalselt siin. On siuke rahustav tegevus, ei või? Natuke nagu ajab närvi. Kui välja tuleb, siis on küll rahustav, aga kui välja ei tule. Loodis või? Mul on loodis. Täitsa kena või? Kuule, meist saab asja. Me ei saa, jah. Ma arvan, ma oleks ikka päris hea töömees. Arvad, Mulle meeldib nokitseda, vaata. Ma oleks nagu väga täpne. Kõigest 2 tundi tööd ja üks rida valmis. Homme jälle ja mingi lohutusauhind tuleks välja. Kuule, nüüd see hakkab täitsa juba seda rahuldust pakkuma, mis sa enne ütlesid, jah. Saime tegelikult päris kenasti hakkama. Ja. Ilu poole pealt ma ütleks, et ta on siukene on arenguruumi. On arenguruumi. No nii, professionaal Veiko, kes tegelikult viskas sellele asjale pilgu peale. Veiko, mis see tulemuseks siis? Ma näen sul näost ära, et sa ei ole juba õnnelik või nagu...
kindlasti saab paremini, ütleme ausalt. Seegi hea. Jah. Müürsõppana käisin ma võistlemas nii Eestis kui välismaal. Worldskills Venemaal Kaasanis 2019 ja 2021 oli siis Austrias Euroskills. See on ikka põnev maailm, mis seal toimub, et see on üldse teine tasena. Seal ei ole aega sul mõelda midagi väga, seda tööga pead ikka väga kiirelt valmis saama. Sa näed välismaalaste nagu töökultuuri, kuidas nemad töötavad. Saadki teada, kas sa oled külmanärviline või mitte. Vaadates kivi külgesid, see on must pind, kus on kivil näiteks kirjad. Teoreetiliselt peaks olema need kõik seespool. Et kuna see on visuaalselt, sa müüd välimist pinda. Ei öelnud mulle. Paneme pahtid peale, värvime vildikaga üle. Siin juba on neid mitmeid. Me tegime esimest korda ikkagi. Ja see on ka ainuke viga, ma saan aru. Ainuke viga. Leiame veel vigu, vaataks üle püstipuugid. Näiteks siin on näha meil ebakorrektsust. Selle pani Andrei. Mis see indeks läheb siis? 5 pallisüsteemis näiteks? 5 pallisüsteemis visuaalsel hindamisel ütleme siuke 2. 2? Seegi hea. See on ju, siis on läbi. Proovime nüüd välja selgitada, kui hästi te mõõtudega hakkama saite. Ära seda mõõda. See on väga hea. Selles suhtes mõõdu koha pealt on õige. Proovime loodiga. Ma ei tea, kas see on hea idee? No, nibini. On ju? 4 millimeetrit. 4 millimeetrit panime võssa, siis siit poolt, jah? Jah, pluss miinus on 1 millimeeter. On eksimusvõimalust. Tegelikult nagu hindelises mõttes saame siukse 3 pika miinuse kõige kätte, ma arvan. Ja. See on ju kõige positiivsem, alati peab nagu asjad 70% täis võib-olla ei saanud, et kutsetunnistust päris kätte veel ei saa, aga vajab natuke harjutamist. Veiko, aitäh sulle hindamast, Oskar. Aitäh. Aitäh selle 3 miinuse eest. Ja meie. Aitäh sulle. Aga palun. Ja meie. Läheme vaatame, kuidas meie võistlejatel läheb. Lähme segame neid, jah? Ja, lähme segame natukene. Tähelepanu võistlejad. Võistluse algusest on möödas 7 tundi. Lõpuni on jäänud veel 4 tundi. Praegune seis on niimoodi, et kohe varsti on valmis. Pärast 7 tundi olen jõudnud üsna kaugele. Ma ise ka üllatan, et nüüd on ainult ülemine osa veel jäänud teha. Tööga olen täpselt nii kaugel, et on 3 rida veel laduga. Ma ütleks, et enda graafiku järgi ma olen väga ajas, et vahepeal oleks võinud isegi kalal käia. Ma igat mõõtu üritan millimeetri pealt panna, aga kõik ei lähe nii, nagu olen plaaninud ja olen vahepeal pidanud kivi mitu korda lõikama ka. See müürsepade puhul, et kive võtta ära ja uuesti paigaldada on suutiti, sellepärast, et kui segu on näiteks liiga vedel või liiga paks ja sa ei sauda seda paika tampida või midagi, siis lihtsam on võtta segu alt ära ja uuesti panna, kui seda lõputult paika lüüa. Kõige alguses mul oli puugid jumala head. Siis lõpuks läks natukene nihu, et need kõrguste vahed hakkasid mängima. Natukene läks pekki, aga selles mõttes ma ise olen rahul. Valmis! Mina lõpetasin esimesena, aega võistlust lõpuni on tund 20, see tundub suht hea. Enda tööga praegusel hetkel olen peaaegu rahul. Seal enam midagi ei jäänud teha. Teiseks on see, et kui ma oleks veel midagi hakanud sealt vorpima midagi, siis ma oleks hakanud kive määrima ja lõppkokkuvõtteks töö ära rikkuda. Mina sain oma töö valmis teisena, paar minutit hiljem kui Viljandil. Ma olen enda tööga üpris rahul, et 10 pallisüsteemis siuke kõva 8. Mina lõpetasin 3. tund aega enne võistluse aja lõppu. Tegelikult oleks saanud veel paar nipet-näpet asja teha, aga ma lõin käega ja läks natukene lappama, et seal jäi sentimeeter ühest kohast puudu ja see mõjutaski kõige ülemisi ridasid, et need ei tulnud kõige sirgemad selle pärast. Kontrollisin mõõdud üle ja täitsa joonisega klappisid. Mina lõpetasin 4. pärast Rakvere. Kui aus olla, siis kiirustasin. Ma lihtsalt vaatasin kella, oi, mul on tund aega jäänud ja siis ma nagu üldse ei muretsenud. Nad rapsisid nagu selleks võidu peale kiiruse mõttes, mitte täpsuse peale. Ma võtsin nagu väga vabalt seal seda olemist. Laulsin ja jalutasin, ega seal midagi muud teha ei olnudki. Mina lõpetasin 5. ja umbes 40 minutit enne võistluse lõppu. Oma tööga olen päris rahul.
ma arvan, mul on võimalus pääseda finaali. Eks see natukene ikka mõjutab, kui näed, et teised juba lõpetavad, et tahaks ka puhata. Ma lihtsalt koristasin ja pesin ja päris kalale ei viitsin minna, nagu teised läksid, aga siis ma tuiasin seal enda platsi peal ringi ja sättisin ja timmisin ja ikkagi ajasin perfektsust, aga ma võtsin mõnda kivi ikka paar korda lahti ja panin tagasi, et oleks ikkagi suurepärane. Ma lõpetasin 5 minutit enne maja lõppu. Minu töö on igatipidi mõõdus loodis. 30 sekundit ja tiksub. Töökiirus oli natukene aeglasem kui teistel. Lõpetasin viimasel sekundil. Mina kulutasin kogu võistluse ära, sest tahtsin, et töö oleks ikka kõik täpne. 5, 4, 3, 2, 1. Palun lahkuge oma võistlusalalt. Võib-olla oleks alguses natukene kiirema tempoga tööd teinud. Oleks ka natukene varem lõpetanud. Ei ole tõenäoline, et ma sinna 3 sekka jõuan, aga nagu öeldakse, et harjutamine teeb meistriks. Võistlejate tööd hindab kohtunike trio koosseisus Merko ehituse kvaliteedispetsialist Mait Aadler, Pauroki tootekonsultant Karl Viirmann ja ülemaailmsetel WorldSkills kutsevõistlustel osalenud Veiko Kook. Võistlus kestis ikka lõpuni, et pinget oli terves aegu, et huvitav on see, et visuaalis võis tunduda nagu ühtemoodi, siis kui tuli mõõtmine peale, et siis tegelikult see mõõtmistulemusena asi natukene ka muutus. Üks, mis hakkas kindlasti silma, oli see, et vertikaalvuugid ei olnud täidetud. Muidu poorbetooni koha pealt nagu selliseid väga suuri vigu ei olnud, et mõõdud olid ju täpsed ja ei uputatud armatuuri ära, vaid pandi kuivale plokkpinnale. Kuidas meil müüritisega läks? Nüüd lõiked olid üpriski täpsed. Tartu ja Tallinna minu jaoks praegusel hetkel kõige suuremad konkurendid. Mõõdulint ja lood ei valeta. Just. See paneb võiti paika. Ja. Väike lootus veel on see tiitel koju võtta ka, aga päris uhkustada niimoodi, et mina tulen, mina teen ja nii on. Niimoodi enam ei julge öelda küll siin. Pikk esimene ülesanne on nüüd selja taga, kohtunikud on kõik tööd ära hinnanud ja nüüd me saamegi teada, kes on need 3 parimat, kes pääsevad finaalvooru. Nimed ma ütlen juhuslikus järjekorras. Ma arvan, et mul on täitsa võimalus finaali jõuda küll. Ma olen suht kindel, et minu nimi öeldakse. Esimene finalist on... No pinge krubimine ikka oli päris pikk. Jala võttis värisema. Reno. Ma olen väga rõõmus selle üle, et ma finaali sain. No okei, 2 tükki on veel, ei ole hullu. Teine finalist on... Andrei kruvis seda pinget seal. Allar. Kerge pingelangus oli. Juhuu! Arvan, et võtan selle tiitli ära. See on teine juba öeldi ära ja siis ma olin nii. Aga kas nüüd ongi, et Viljandi võidab või? Ja viimasena pääseb finaali. See oli ikka pinget kurdiv. Ma juba ülejäänusid eeldasin, et see on see Võru ja Tartu ja siis oligi, et kes see nüüd 3. on. Kas mina või Viljandi? Mina või Viljandi? Mina või Viljandi? Nooremeistri tiitel on käega katsutav. Ma juba mõtlesin, et ma hakkan ära jalutama ja siis öeldi. Brian. Siis oli küll rõõmutunne ja nagu väga uhke oli olla. Mõtlesin, ma hakkan karjuma. Olengi mina ja... Palju õnne teile, aga teeme ka suure aplausi nendele meestele. Pikka ootamist teil ei ole, sest kohe-kohe algab finaalvoor. Ma pigem olen ikkagi 10-10 rõõmus, sest et enne ma juba mõtlesin välja stsenaariumi, mis nüüd saab, kui ma ei olegi 3 seas. Tekitasin ise endale hirmu põhimõtteliselt, aga tegelikult ei ole nagu hullu midagi. Konkurentid on tugevad ja ma olen nendest parimad. Kui ma juba finaalis olen, siis ka võiks selle tiitli ära võtta. Mind ikkagi tohutult rõõmustaks see, kui ma saaksin selle noore meistri tiitli. Müürseppade nooremeistrivõistlus jätkub. Minu kõrval on 3 finalisti ja nad on valmis selleks finaalvooruks. Kas vastab tõele? Olete te valmis? Jaa. Ei tundnud küll, et te olete valmis. Kas te olete valmis? Jaa. No proovime korra veel. Kas te olete valmis finaalvooruks? Jaa.
no nüüd vähemalt tundub, et on. Nii et alustamegi finaalvooruga. Head võistlejad, olete olnud edukad, pääsesite finaali. Finaali jõudmine on suur asi minu jaoks. Kui nooremest tiitli saan, siis võtab ikka naeratuse suule. Ma tahaksin ise nooreks meistriks saada, aga eks näis, kuidas see nüüd välja kukub. Ma annan endast ikkagi parima. Finaali tööks jääb teile teha teie olemasolevale seinale tellisest karniis. Võistlustöö teostamiseks on aega 1 tund. Aeg läks käima nüüd. Üks limiit on aeg, mis piire seab ja teine asi on kindlasti täpsus, mida seal hästi hinnatakse. Aeg on lühike ja seal tempot tuleb hoida. Et see on niisugune teistmoodi katsumusele. Kivid on poolikud ja neid on raskem loodida kui seda tervet kivi. Võib-olla millele tuleb tähelepanu pöörata on just vuukide kuju. Elame näeme, vaatame, kuidas see asi välja kukub. Tunni aega seda tööd on päris keeruline teha, kuna sa pead tellised ükshaaval kõik pooleks saagima, et saaksid sarniise hakata laduma. Tellist ei lao lapiti nagu tavaliselt, vaid laod serviti. 24 kivi peab paika saama selle tunni aja jooksul. Ei tea, kas jõuab. Tegelikult tunni ajaga jõuab väga ilusti selle ära teha. Ma ei ole seda kordagi varem kodus või kuskil läbi ladunud. Ega seal suurt midagi ei olegi, otsad püsti ja siis kiirelt klõps vahele, et kõige rohkem võtab aega see kivi lõikamine. Muidugi tempo on päris kiire. Tunni aja jooksul siuke karniis üles laduda on päris keerukas. Mõtlen kõik läbi, mida järjest teha. Meie finalistid teevad usinalt tööd ja varsti me saamegi teada, kes saab Müürsepade nooremeistri tiitli endale. Aga enne tutvume meie finalistidega. Minu nimi on Reno, olen 19-aastane ja tulen Setomaalt. Mulle meeldib vabal ajal mängida arvutimänge, täpsemalt Counter-Strike'i. Kuna see on võidu peale mäng ja mulle meeldib võita. Peale kooli kõigepealt tahaks läbi käia kaitseväe ja siis seejärel töömaastikule. Kõigepealt alustaksin lihtsalt ehitusalal, kuid tulevikuplaanid on siiski oma ettevõtte, ehitusettevõtte. Alustasin siis majakate püstipanekuga. Kui need olid paigas, siis lõikasin üle tellised pooleks. Seejärel siis hakkasin järjest neid tellised sinna laduma. Mul oli olemas vineeritükk, täpselt sentimeetri paksune, selle panin vuuki sisse ja siis sain perfektse laiusega vuugi. Kuna majakad olid täpselt mõõdus, siis surusin loodiga tellise täpselt paika. Osad tellised vajusid ära, siis pidin need kahjuks eemaldama ja siis uue segu alla panema. Mina siis kasutasin sellist taktikat, et müürireale panin vineeri riba nii-öelda majakaks karniis, mis ma siis hakkan laduma, et oleks kõik ilus puhas sirge. Et selle järgi oli mul lihtsam laduda. Olen Aller, olen 19-aastane ja tulen Kanepist. Vabal ajal tavaliselt putitan autosi, kuna nüüd kipuvad lagunema. Mul on tavapärane Põlva Passat ja Mercedes-Benz. Peale ajateenistust paar aastat töötan Eestis ja seejärel on plaan minna Austraaliasse. Austraalias tahaks betoonitöid teha. Teised võistlejad siis panid mõlemale poole majakad, aga mina tundsin end enese kindlamalt, et ma laon järjest, ta on turvalisem. No kui Tartu paneb laseriga, siis on väga keeruline talle vastu seal astuda, aga nüüd olen juba top 3, et see on juba päris kõva tulemus, ma ütleks. Ma olen Brian, ma olen 18 aastat vana ja ma tulen Tallinnast. Enamasti mu vaba aeg lähebki kooli peale ja töö peale. Ma tegelen ettevõtlusega. Mul on omanimeline firma ja tegeleb betoon- ja kivikonstruktsioonide rajamisega. Edasine plaan on edasi minna õppima ehitust ja täpsemalt siis projekti juhtimist. Ma leian, et see tooks minu ettevõttele palju edu kaasa. Pikas plaanis 50-selt tahaks ikkagi nagu Merko tasemel olla, aga sinna ikkagi annab pürgida. Vaatad nagu meetri kauguselt seda joonist, mõtled, et no ei ole hullu midagi, ainult 24 kivi. Ja siis hakkad neid paika panema, esimese paned paika, see hakkab ära vajuma, siis paned kiirelt teise, paned esimese paika, kõmm ja siis hakkab nagu sujuma see värk ja siis avastad, et oot, need ju ei püsi üldse siin selle segu peal nagu nii, nagu ma nad jätan. Siis mõtlesin, ma panen nad kiilud alla, et siis ta ei saa ju ära vajuda kuskile. Ja ma olen poole peal ja vaatan, et see võtab nii kaua aega ja ma juba kiilutan valeks ja panin lihtsalt tuimalt silma järgi need sinna peale ära. Loodiga otsast, et oleks nagu ühel joonel vähemalt. Ja siis hakkasin seda segu sinna vahele peksma.
aga see on nagu nii kõrgel hoia kätt niimoodi on ju 10 minutit ja siis liiguta ka veel, sest jõhkralt raske. Vahepeal panin vasaku käega, aga selle käega ma ei oska ju mitte midagi teha, on ju. Nad peavad saavutama ilusa rivi, ilusa viimistluse ja vuugi. Võistlejad võivad kindlasti alt minna mõõtudega, võivad minna vuugi kujuga, ka kivide, ütleme, mõõtu saagimisega, siis on võimalik eksida. Nii et kohti on, kus kohas võimalik eksida. Viimane kivi tahtis välja ulatada siis müürist ja mõõdust välja minna. Ja tänu sellele pidin mõned vuugid kitsamaks tegema. Oleks pidanud ikka niimoodi tegema nagu ülejäänud 2 poissi. Selle tõttu pidin mõned vuugid väiksemaks suruma. No ma seal sättisin ja vaatasin ja tegelikult pinge oli ka päris kõva peal ja siis ma igaks juhuks lugesin jooniselt üle, et oota, mitu kivi siin on. 2 korda lugesin, siis oli 24 kivi, paigas oli 24 kivi. Lugesin 3. korda, sain 25 kivi, otsustasin, no nii, nüüd teeme siis 25 kivi. Siis ma hajutasin neid vuuke ka, ma panin kõik täpselt 10 milli, aga siis viimane jäi niuke 6 senti, siis ma lõikasin sinna ühe 4 sentimeetrise kiilu, mida ei oleks pidanud tegema, aga no ma tegin seda. See oli kõige lihtsam ja kiirem lahendus, mis ma suutsin välja mõelda. Ja siis klopsisingi ta sinna kiirelt paika, et mul on nüüd põhimõtteliselt 24,5 kivi seal reas. Kui ma nüüd mõtlen niimoodi, et kas ma panen ta pealt ilusti loodi, vuugid jätan tühjaks, jätan pesemata, siis on ainult üks koht, kus ma punkte saan. Nüüd ma saan punkte ju selle eest, et mul on vuugid täidetud, enam-vähem pestud, põrand puhas, et siis las see ühest kohast loodimine olla, on ju. Võistlejad, ma ei tahaks küll pinget kruvida, aga teil on jäänud ainult 2 minutit. Selleks hetkeks, kui aeg läbi saab, peab olema plats ilusti puhas ja töö lõpetatud. Ma ütleks, et ma tegutsesin väga kiiresti, et jõudsin napikalt tööga valmis, jõudsin töö ilusti ära pesta ja vuugitud ja töö sai väga hea. Aeg tiksub. Mul jooksmine käis, stange oli märg. See on mingi munemine siin. Ma ikka tegin tempoga. Ei ole varem nii kiiresti enda elus ennast pidanud liigutamagi. Aga tugevalt kahetsin ikkagi seda, et ma koolis seda ennem läbi ei ladunud, sest et praegu ma panin esimest korda ja täitsa puusalt. 3, 2, 1. Täitsa pingelangus. Energia on ka täitsa 0. Tuli enam-vähem. Paar vuuki oleks võinud kitsamad olla, siis oleks ka kivi jaotus tulnud paremini. Valmist on. Loodame, et õnnestus. Mina usun, et mina saan järgmiseks nooreks meistriks, kuna ma tegin oma tööd südamega ja väga täpselt. Kõik kivijaotis tuli ilusti välja, kõik on loodis, mõõdus, töö näeb ilus välja. Pikk päev see selja taha. Panin tähele, et mõned kivid olid markeeringutega, mõni kivi oli natukene kitsamaks näinud. See oli vähemalt töö valmis saanud, aga töö oli valmis. Aga tõesti, et vuugid vist olid natukene läinud käest ära, siis oli saetud kivi, et see hakkas visuaalis, hakkas silma. Ma arvan, ma tulen esimese või teise kohana, aga 3. ma kindlasti ei jää. Kuna Tallinnal juhtus väike viiperus, et pidi kivi lõikama kitsamaks, mis ei ole ette nähtud joonisel. See oli kõige parem lahendus, mille peale ma tulla sain sellel momendil, sest et aeg oli ikka väga kiire. Ühel oli kivi vale pidi pandud siis karniisi osas ja siis horisontaalne pinnalisus oli samuti siis ühel tööl natukene käest ära. Et visuaalselt sellist karniisi tellijale maha müüa on natuke probleemne. Aga kui sa lähed reaalselt ikkagi nagu tööna seda tegema, et siis sul ei ole seal, et minutiga pead saama kivi paika ja lõigatud ja... Enam ma nii väga pettunud ei olegi, kui ma seda tiitlit ei saa, sest et ikkagi esikolmik on päris kõva. Ja, nüüd ma olen juba teise kohaga ka rahul. Võistlejad olid tublid. Võitis parim, kui istagi vähem vigu, et... Väga hea tunne on, kuna ma sain finaalitööga väga hästi hakkama. Kui minust saaks järgmine noor meister, siis see tähendaks mulle palju. See aitaks mul tulevikus kaasa ja see oleks üleüldse nagu äge kogemus. Kui ma noore meistri tiitlit ei saa, siis ei ole hullu. Proovime järgmine kord uuesti. Tublid noored meistrid, need tuleks saata ehitusplatsile kohe tuttu. Kohtunikud on teie tööd üle vaadanud ja ära hinnanud. Nii nüüd saamegi teada, kes saab sel aastal müürseppade nooreks meistriks. Ma palun koos oma kutseõpetajatega lavale meie 3 finalisti. Allar Tartu rakenduslikust kolledžist, Brian Christopher Tallinna ehituskoolist ja Reno Võrumaa haridus- ja tehnoloogia keskusest.
Head finalistid, teie ülesanne oli pikk ja keeruline, aga te ei andnud alla ning olite oma töös täpsed. Võistlus oli väga tasavägine ning võitja selgus alles viimases ülesandes. Te kõik vääriksite nooremeistri tiitlit ja teie kutseõpetajad tunnevad teie üle kindlasti suurt uhkust. Nii et aitäh kutseõpetajatele! Võitja väljakuulutamiseks palun lavale võistluse peakohtunik Mait Aadler ja toetajate esindaja Indrek Lassel. Nooremeistri tiitli saab täna see võistleja, kes on kogunud mõlema ülesande peale kõige rohkem punkte. Võistluse peakohtunik Mait Aadler, kes on müürseppade noormeister? Võistlus oli väga pingeline, viimaste sekunditeni. Iga ajal võimalus võita veel, oli võimalus kaotada. Aga aastat 2025 noormeister on Allar. Palju õnne kõigile finalistidele. Reno, sina saavutasid teise koha. Brian Christopher, sina tulid 3. kohale. Ja palun eriti suur aplaus uuele noorele meistrile Allarile. Võistluse peakohtunik Mait Aadler, mis tõi siis võidu koju? Esimesele kohale tõi võidu koju tema tehnilised teadmised ja teostatud töö mõõdete täpsus. Allar, palju õnne sulle nooremeistri võidu puhul. Mida see võit sulle tähendab? Võit tähendab mulle väga palju. Karikas on nüüd käes ja tuju on hea ja nüüd saab täistuma minna. Võitja saab endale nooremeistri tiitli ja auhinna karika, aga see pole muidugi kõik. Esikolmikule panid auhinnad välja Makita OÜ Eesti filiaal ja AS Merko Ehitus Eesti. Toetajate esindaja Indrek Lassel, mida te soovite meie värskele võitjale? Tulevikuks sirgeid seinu näiteks. Oleks tõesti vist vajalik, jah? Aitäh! Ja aitäh kõikidele võistlejatele, juhendajatele, kohtunikele ja muidugi koolidele, kus sirguvad tulevased noored meistrid. Järgmisel nädalal sõidame Tartusse. Kui sel nädalal andsid endast parima nobedad noormehed, siis järgmisel nädalal on võistlus tules tragid tütarlapsed. Tartu kunstikoolis toimuvas võistluses selguvad Eesti parimad noored stilistid. Kohtumiseni! Kuidas tundub? Ma just on väga äge. On äge või? Ma endale ei paneks neid asju selga, aga sinus on väga äge. Proovin seal meiki teha niimoodi, et käsi väriseb. Tekkis pruun rant ja ma olin mingi seda brutta ära katta. Hakkame pildistama. Peab nagu sünergiliselt korraga. Silmad igal pool olema. Pea vaatab otse, aga silmad vaatavad ülespoole. See natuke näeb praegu välja nagu Jüri Pootsman. See oleks ikka tippude tipp, kui ma võidaksin. Kas on nagu vale stilistikat olemas? Kindlasti ilmselt on olemas.